tegelikult oli üks slaid veel ja siin ühe küsimuse raames ma natukene püüdsin nagu kokkuvõtet teha, et mida siis teha. Ja kui Tallinna Sadamat uurisime, siis tõesti Erki Raasuke oli see, kes käis Põhjamaade riigiettevõtted läbi ja uuris ka varianti, et kas nõukogu niipidi ja kas auditikomitee niipidi ja et kas juhatus niipidi. Ja siis need lihtsalt ütlesid rahulikult, et ainult 3 asja, läbipaistvus, läbipaistvus ja läbipaistvus. Et see on see, mis aitab korruptsiooni ära hoida. Mitte ülereguleerimine, et sa paned mingi tohutud keerulisi järelevalve, kontrolli, ma ei tea, mis imemehhanisme, mis peavad ka olema. Selge see, aga see läbipaistvus. Ja siinkohal tahaks nagu tähelepanu pöörata 2 aspektile. Üks on siis ärisaladuse kaitse, mille taha õudselt palju poetakse. Öeldakse, et me ei saa seda dokumenti sulle näidata või anda, sellel on ärisaladus peale. See puudutab näiteks ka munitsipaalettevõtteid, riigiettevõtteid, kõiki selliseid. Öeldakse, et me suhtume nendesse täpselt samamoodi kui eraettevõtetesse ja me ei saa teistmoodi suhtuda. See on eriti naljakas. Mul oli endal siis piiripealne lugu, kui ma avalikustasin, et Türgis tehtud laevad on 17 milli odavamad kui Poolas tehtud laevad, et kuidas nii suur vahe saab tulla laevadel. Siis öeldi, et ma avalikustasin ärisaladuse ja taheti mind isegi kohtusse. Ma tegelikult ei avalikustanud ärisaladust, ma tõin sealt lepingust lihtsalt ühe arvutuse ja arvutasin selle hinna vahe. Ma ei öelnud kummagi laeva hinda ja nii edasi. Samas, kui on olemas börsiettevõtted, kui näiteks Tallink, kuskil seal samas perioodis teatas avalikult, et ma hakkan uut laeva tegema, see maksab nii palju, see tehakse seal, see tehakse niimoodi, kolmandat moodi ja siis on sul vastas 100% osalusega riigiettevõte, mis ütleb, et ma ei tohi seda näidata. Teine asi, millele tasub tähelepanu pöörata, on siis omakorda need puugid, mis on nende munitsipaal- ja riigiettevõtete küljes või siis nende tütarettevõtted või siis omakorda need, kes siis tellimusi teevad nendele, kas siis eriti hea on nagu tütarettevõtetele tegelevad tellimusi tüübid. Et siin kaovad lihtsalt vette ja see on nagu see koht, kus nagu tegelik show käib ja me oleme mitu korda öelnud, et miks peab näiteks Tallinna Sadamal 4 tütarettevõtet olema, eks ole, ja siis see kontroll, selle hägusus läheb nii suureks, et sa ei jõua nagu silma peale. Nüüd teine pool sellest on igasugune muu saladuse templi peale, riigisaladus ametkondlikuks kasutuseks. Riigisaladusel on 4 astet, eks ole, aga see madalane ametkondlikuks kasutuseks tempel, mis siis võib sul ka 50 aastaks mingisuguse paberi kinni panna. Hea näide oli nüüd siis Keskkonnaametis, mis kaubitses siin liisitud autodega, eks ole, ja nad panid selle nimekirja kinni 50 aastaks või 30, ma täpselt mäletan praegu. Ja siis küsiti, aga miks te selle kinni panite, aga sellepärast, et seal olid tundlikud isikuandmed, mis siis tähendab, seal oli siis mingi isikukood või mingi selline asi sees. Ja ma olen kogenud, kuidas seda väga kiiresti kasutatakse, et meil on tundlikud isikuandmed sees. Samas meil on üks lugu Euroopa Liidust ühtede andmete kättesaamise. See on korruptiivne lugu, aga ma ei vitsi selle peatada, see on hästi tikkunud. Siis Euroopa Liit või Euroopa Komisjonis tulid need andmed niimoodi, et nad ütlesid, et jah, et meil on sellel tempel peal, kuna seal on tundlikud isikuandmed, aga meil läheb veidi aega, kuni me võtame need tundlikud isikuandmed sealt välja
või katame need ära ja siis saadame teile selle. Ehk et see on nüüd üks asi, mille poole peaks nagu pürgima, et okei, selline kaitsemisik on, aga me tahame selle dokumendi sisu saada. Ja nimi ei ole tundlik isiku, ei kuulu tundliku isiku andmed, kuuluvad sellele isikukoodi, sünniajad ja sellised asjad. Et nõuda just seda läbipaistvust nii palju kui saab. Selles mõttes on see tänane konverents väga hea, et asjadest räägitakse nii, nagu asjad on või kus on ka asjadest peab otse rääkida.